tere tulemast vaatama uut Vlogmassi osa, see on siis eelviimane osa ja tänases videos näitan siis teile, kuidas ma merisead panin esimest korda põrandale, siis põrandaajaks, floor time siis nii-öelda. Varem niimoodi, ma teadsin, et see peab olema siuke neutraalne koht tutvustamiseks, nii et enne pudingu lisamist ma nii või naa ei mõtlen neid panna kokku, sest et ainuke tuba, kus ma neid kokku panna või niimoodi põrandale panna saan, on mul praegu pojatuba, noorema pojatuba. Et ma tahtsin hoida selle neutraalse ruumina, et ma ei saanud lasta. Plus ma olen siiani lugenud ka, et kui nad on väga väikesed, siis nad on hästi kartlikud veel. Et siis on nagu keeruline neid randal karta või nii edasi. Aga need kartused mul olid üsna asjatud. Et tegelikult läks väga kenasti ja videost siis näete, kui äge see aeg neil oli. Ja ma tervet aega ei filminud, aga lihtsalt selle, kuidas nad said sinna minna ja sellised peamisi asju. Pärast ma natuke hoidsin neid seal süles ka ja paitasin ja nad olid nii tublid. Nad tegid enamuse oma hädasid, tegid sinna liivakasti, et kui ma pärast selle alla tagasi viisin, ma mõtlesin, wow, et kõik junnid olidki seal ja pissid ka, nii et mul põranda koristamisega oli eriti lihtne, natuke mingid väikseid heinapudisi ainult oli seal. Nii et mul on väga tublid tüdrukud, ei ole midagi halba öelda, väga puhtad, kuigi puur on küll need viimasel ajal ikkagi pean päris palju sellist kohtpuhastust ja asja tegema, et eks ongi, kui neid suuri mingeid heinapalle või midagi panna sinna, et siis nad ikkagi teevad seda pudi päris korralikult, aga see käib asja juurde, pluss neile väga meeldib see, kui ma seal koristamas käin, siis nad hakkavad kogu popcornima ja igasugused kihvte asja tegema. Nii et jah, täna oli siis esimene põrandaeg neil, aga kindlasti ma hakkan seda regulaarselt nüüd tegema, et nad olid väga tublisti said hakkama ja mina ka väga tore oli neid niimoodi näha. Aga jah, head video vaatamist teile ja kindlasti pane sellele videole like ja palun telli mu kanali. Ma küll ei kujuta ette, kuidas ma pärast kätte saan siit, aga eks selle mõtleme siis hiljem välja. Siia ma olen barrikaadi ette ehitanud, kuhu nad kindlasti ei tohi minna. Ma toon kohe lapiga, et kui nad kuskile pissivad, kuhu nad ei tohiks pissida, siis puhastan selle kohe ära. No nii. Mandel juba leidis õrna kohe üles. Teen selle kohe korda siin. Jaa. Siin. Võtan selle majakese neile ka niimoodi siia, nad saavad siin ka käia. Te olete nii julged. Kas te olete julged või? Jaa. Tere, Rosi. Ma olen täiega üllatunud, kui julge Rosin on. Nagu... Jaa, teil on liivakastis ka head asju, jah? Ja muidugi puding annab heinalaiali. Of course. Oi, mandel on avastamas
kõige kaugemat nurka. Mandel, ei näri seal. No, siis on pisas koos seal. Tere, Mandel. No, aeti välja sind, jah? Ta tegi just sellist lõhna märkimist, nii et... Aga jah. Homme on koristuspäev ka, nii et kui isegi midagi siia jääb nii, et ma ei näe, siis see saab korda. Kord jääb väga huvitav nende jaoks. Ma juba peaga arvasin, et teevad mutsurungi. Rosin läks liivakasti. See on äge avastada, jaa. Nad on ikka täiega julged, ma ei oleks päriselt arvanud, nagu kui ma olen enne neid niisama nagu enda juures lasknud põrandale, siis nad on nagu kartlikud, pluss siis nad on nagu üksinda olnud. Et praegu nad on ikka väga julged. See on nagu kõige turvalisem tuba. Mul on siin nagu kõige kergem ära piirata ohtlikuid asju. Siis siin oli nagu hea katsetada seda, pluss siin on vaiksem, et muidu on kogu aeg nii lärmakas meil igal pool. Ja. Selle suure tooli ma tõstsin siia, see oli võib-olla kõige raskem osa. Ja ma arvan, et siin ma hakkangi neid niimoodi aeg-ajalt lahti laskma. Need on need samad võred, mida ma kasutasin ka puuri jaoks. Panen lingi siia videokirjeldusse ka, kust ma need ostsin. Et nendest saab täitsa puurid neile ka teha. Ja tegelikult on ka siis see, et neid saab ka nende kaabli kinnitustega kinni panna, et ei peaks iga kord panema nagu täitsa niimoodi nende kinnitustega. Tahate kõik seal olla, jah? Need 2 tunnelit olid neil enne puuris ka, et siis ma tõingi need siia sellepärast, et siin on nagu sellist tuttavat lõhna ka. Et see kindlasti ka aitab natuke seda julgustust. Rosin, mis sa närid seal? Neil on kindlasti natuke libe siin, et, aga noh, ma ei saa tervet põrandat mingi mati alla panna, nii et mõnukesed.
kuskil mingi 20 minutit, ma arvan, 20-25 minutit lasen neil siin niimoodi olla, vaatab. Selliseks esimeseks korraks, ma arvan, päris hea.